me mõlemad ju Leisega oleme hästi pikka aega turundusega tegelenud ja turundus on selline põnev teema, et seal on alati midagi uut õppida ja ega persoonibränding ei ole ka ju midagi uut, et see on mingis mõttes ju mainekujundus ja see, mida teised arvavad või teavad sinust, on hästi-hästi oluline. Me väga tihti oleme rääkinud ja toonud välja Jeff Bezose tsitaati, mis on küll juba üle 10 aasta tagasi öeldud, aga siiski tänapäeval väga-väga palju tsiteeritud just persoonibrändingu võtmes. Ja mida Jeff Bezos ütles siis? Jeff Bezos on kunagi öelnud, et persoonibränd on see, mida öeldakse sinu kohta siis, kui sa oled ruumist lahkunud. Täpselt koroona ajal otsustasime meie, et võiks Jeff Bezosele vastu vaielda, sest tänapäeval siis, kui meil on füüsiline persoonibränd ja ka digitaalne persoonibränd, võiks öelda, et persoonibränd on see, mida sinu kohta teatakse enne, kui sa oled ruumi sisenenud. Ja väga tihti see ka saavab sulle uksi või sa jäädki võib-olla mõnedest võimalustest ilma, isegi saa selle kohta mitte midagi teada. Ja tihti seostataksegi seda persoonibrändingut võib-olla sellise edevuse laadaga, võib-olla rohkem nagu sellise avaliku elu tegelastega nagu näitlejad, lauljad, poliitikud, aga see on tegelikult üsna väär arusaam, et persoonibrändingust võib absoluutselt igal inimesel kasu olla ja see ei tähenda üldse seda, et sind peab teadma, ma ei tea, 10 000, 100 000 või veel rohkem inimest, et igaüks meist ei pea saama Richard Bransoniks või Elon Muskiks või Oprah'ks, et tegelikult meil võib olla selline mõjuring, kus on võib-olla ainult 100 võtmeisikut, kes peavad olema meist teadlikud ja sõltuvalt siis elu hetkest, et kas sa tahad leida tööd, vahetada valdkonda, saada oma valdkonna arvamus eksperdiks, võib-olla tahad käivitada oma ettevõtet, kasvatada oma ettevõtet, võib-olla sa tahad firma sees oma töötajaid motiveerida, tahad leida tiimi parimaid töötajaid, et neid võimalusi tegelikult on hästi palju ja kui me võtame persoonibrändi, siis tegelikult on 2 sellist hästi olulist osa. Üks on füüsiline persoonibränd, millest võib-olla on räägitud hästi pikka aega juba just need 3 minutit või 3 esimest sekundit isegi, et kui sa inimesega esimest korda kohtud, et kui kiiresti siis tegelikult see mulje ja kuvand kujuneb väikestest asjadest, väga väikestest detailidest. Aga teisest küljest tänapäeval ja eriti siis, kui võib-olla koroona algas ja kui maailm mingis mõttes füüsiline maailm kinni läks, siis kui oluline tegelikult on ka see digitaalne kuvand, mida väga paljud meist on väga tugevalt loonud. Kõik selleni loomulikult ei ole jõudnud, aga kui palju uksi ta avab, sest nagu Olesja ütles, et see, mida inimesed teavad enne, kui nad sinuga kohtuvad, see on hästi-hästi määrav täna. Miks? Sellepärast, et enamus inimesi ju guugeldab, et ükskõik, kas sa lähed kuhugi uude töökohta või sulle tuleb keegi uus töötaja, kas sa saad kellegiga kokku, mõne koostööpartneriga, investoriga, et meil on tohutult palju näiteid tegelikult sellest, et kuidas nii-öelda ka see digitaalne persoonibränd ja hästi kujundatud digitaalne persoonibränd siis väga hästi sinu kasuks tööle võib hakata.